hakkame sellist nukku korda tegema. See on hästi vana nukk. Omanik ütles, et kuskil 45 aastat juba, aga on tema lapse lemmik, nii et proovime lapse siis rõõmsaks teha ja selle nuku korda teha. Et esimene asi, mis tema juures muidugi silma hakkab, on see, et tal üks silm on katki. Sellega me praegu ei tegele, et see on täitsa omaette teema ja sellega ma veel mõtlen, mis saab. Aga täna teeme siis niimoodi, et esiteks me peseme ta ära, sest ta on päris must. Nagu näha, siis kõik sõrmed ja varbad on sellised mustad. Siis me harutame tal keha küljest ära ja teeme täitsa uue keha. Sest see vana on päris kole ja katki juba ja riie on juba päris selliseks hapraks muutunud, et võib iga hetk uutest kohtadest rebenema hakata. Teda on juba üritatud parandada, on tehtud talle selline uus pesu siia peale. Nagu näha, siis see on ka juba hakanud katki minema. Ja siis veel on huvitav see, et sellel nukul on vatiini asemel on sees poroloon, mõnele nukule on pandud. See on ka juba selline vana ja pudisev, et selle asemele paneme nüüd vatiini. Ja siis vaatame, mis välja tuleb. Nüüd ta on pestud. Nagu näha, siis päris puhtaks ikkagi ei läinud. Just sellistest välja ulatuvatest kohtadest nagu sõrmed ja varbed ja kannad. Sest see nukumaterjal on selline poorne, et aja jooksul mustus lihtsalt nendest kõige rohkem katsutud kohtadest sööbib sisse. Aga ma arvan, et sellest ei ole midagi, sest et see lihtsalt näitab, et see nukk on olnud armastatud ja temaga on palju mängitud. Ussikasi saab teha. Ussikasi või? Jaa, vaata. Oi, ongi ussike. Jaa. Ussika vaata. Ussi, vaata ussika. Oli ussike või? Vaata, mul on... Kes see on? Nii, vahepeal on paar päeva mööda läinud. Saame oma töö nüüd ära lõpetada. Praegu on niimoodi. Üks jalga on veel puudu. Paneme selle ka alla. Siis vatiini täis, pea otsa ja ongi valmis. Siit ülevalt tuleb hästi kõvasti täis toppida, et pea ei vajuks lonti, et hoiaks tugevalt. Ja ongi meie beebi ilus keha. Nii lihtne see oligi.